No Marko Reikop on teadupärast Valmes kenasti kohal ja teebki meile nüüd väikse tuuri sellest, mismoodi võistlusareenil olukord on. Me oleme siin Malmö areenal nüüd ja kell on täpselt 11:45, kui Eesti bänd lavale tuli. Eesti esindajad lavalt täpselt minuti pealt õigel ajal ja see käib täiesti siin sekundi pealt grammi järgi, et näete, nad on laval, kogunevad, kohe hakkavad proovid, 3 korda saavad läbi teha, see on kõik. No seekord on see lavakujundus täiesti teistmoodi kui eelmistel aastatel on olnud. Ristikujuline on see lava ja ümber lava saab käia täiesti. Me oleme siin, näete, siin täiesti lava kõrval ja siia tulevikus lastakse ka publik, nii et kujundaja on tahtnud teha selle lava just niimoodi, et artistid asetseksid nagu publiku sees, et kõik oleks publikust ümbritsetud ja traditsiooniliselt väga palju on kaamerad siin, need kuulsad teleskoopkaamerad, muide kasutatakse ka Eestis ja meie enda artistid, kes praegu laval on, ütlesid ka, et väga palju siis see suur Eurovisioon ei erine meie Eesti laulust, et enam-vähem on see samasugune, kuigi neid hirmutati, et siin on kõik globaalselt ja kolossaalselt suur. Muide, näete, see puuslik ei ole siin mitte juhuslikult niisama ilupärast ja efekti mõttes ei ole siia pandud, vaid see mõte on see, et kui see teleskoopkaamera siit tema pea pealt üle sõidab, et see imiteerib siin publiku kõrgust, kui kellegi on tiara peas, tuleb siia seda nautima, et ta kaameraga vastu pead ei saa, see võib olla täiesti eluohtlik. 7. Ja näete, meie artistid on, kuidas meeleolu on enne Ei, jumal okei, ma ei näe, nagu oleks Antsla laadal. Nagu oleks Antsla laadal, ütleb ära, et selline on siis kohveri meeleolu praegusel hetkel. Muide, 7. kord siis korraldab Rootsi Eurovisiooni lauluvõistlust ja muide juba 3. kord on see siin samas Malmös ja siin Malmö areenal ka teist korda, viimati siis 11 aastat tagasi 2013 aastal ja vaid üks areen on siin Rootsis suurem kui see Malmö areena, see on siis Avicii areena. Eelnevalt tuntud siis kui Globen, ta on nüüd nime muutnud. Globen mahutab umbes 16 000 pealtvaatajat ja siin saal siis 15 000, aga Eurovisiooni ajaks on neid muidugi natukene kokku tõmmatud. Neid on siin vähem, kuna näete, lava võtab nii suure osa sellest saalist ja inimesi ei mahu nii palju ja lisaks näete, siin tagapool on ka sellist tehnilist staffi niivõrd palju, et publikut saab selle võrra vähem siia paigutada, aga natuke tõmmatakse seda kõike siin kontserdi ajal ka kokku. Ja me oleme siin lava kõrval ja meil on tehtud siis selline täiesti uudne erand. Meie üks solistidest saab lavale tulla siit külje pealt, näed, päevakoer on siin, ta kohe peab veel viimast nõu enne, kui lavale läheb ja kohe ta sinna astub. Eurovision Lights on siis selle kogu valgussüsteemi teema. See tähendab siis seda, et Eurovisiooni valgus ja inspireeritud on see virmalistest. Muide siin samas Malmös Rootsis õigupoolest on virmalisi näha kuni septembrist märtsikuuni. Oled valmis? Väga hull on. No see on siis 1 sekund enne lavale minekut ja muide see valgussüsteem on tehtud tõesti nii, et kõige on ainult LED-valgus, et see on ülimalt keskkonnasõbralik ja kulutab vähe elektrit, midagi ei lähe raisku ja nüüd siis jälle Eesti teine proov, 3. ja viimane kord.